Viktoriaanlik ajastu oli tumejuttude ja üleloomulike nähtuste kuldaeg, alates koletiste ja kummituste nägemistest kuni inimeste vangistamise ja tapmiseni. Selles videos uurime kõike seda ja veelgi enamat. Alustame looga mitmest noorest viktoriaanlikust tüdrukust, kes mingil põhjusel nälgisid end surnuks. Paastumist ehk teadliku toidust hoidumist on enamik ühiskondi teatud kontekstides kogu inimkonna ajaloo vältel harrastanud. Mõned inimesed paastuvad meditsiinilistel põhjustel, näiteks kui tuleb teha analüüse ja seedimine võib tulemusi mõjutada, või kui inimesed võtavad ette mahla või veedieedipäevad, et oma organismi puhastada. Siiski on paastumist tavaliselt seostatud religiooniga. Moslemid paastuvad Ramadaani ajal koidikust päikeseloojanguni ning on teatud olukordi usundites nagu budism ja hinduism, kus paastumist julgustatakse. Nii on ka kristlusega. Tõepoolest, paastumine ja mõõdukus olid keskajal ja varauusajal kristliku elu olulised osad. Tänapäeval on neist suures osas loobutud, kuid veel 19. sajandil oli palju inimesi, kes väitsid, et paastumise kaudu on nad Jumalaga lähedasemas ühenduses. Need olid viktoriaanliku ühiskonna paastutüdrukud. 19. sajandi teisel poolel hakkasid levima lood salapärastest tüdrukutest, kes suutsid elada nädalaid või isegi aastaid ilma toidu ja veeta. Üldiselt sai nad esmalt tuntuks oma kogukondades Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides ja Kanadas, enne kui sageli jõudsid rahvusvahelise publiku ette. Samuti kui nende kuulsus kasvas, reisisid inimesed kaugelt ja lähedalt, et neid näha ja selle eest raha maksta. Ajakirjanikud ja teised kirjutajad tulid ise nende kummalist paastumist pealt nägema ja kirjutasid sellest, olles sageli hämmingus, kuidas nad suutsid nii kaua söömata olla. Ja kas kõnealused tüdrukud olid tõepoolest õnnistatud religioossete või maagiliste võimetega. Selliste võimete kohta oli keskajal juba pretsedente. Näiteks Siena Katariina, dominiiklaste ordu ilmikliige, sai 15. sajandi lõpus tuntuks muuhulgas oma äärmusliku paastumise tõttu ning teda peeti pühaks naiseks. Sarnaselt hakati ka viktoriaanlikul ajastul paastuvaid tüdrukuid peagi pidama religioossete või müstiliste võimetega isikuteks ning mõned nende juurde tulnud inimesed uskusid, et nad on tunnistajaks imedele. Kui mõningate kahtlust äratavalt võtsid mõned paastuvad tüdrukud või nende vanemad külastajatelt tasu selgelt nägemise seansside ja teiste oma väidetavalt müstiliste võimete eest. Et paremini mõista, millega täpsemalt tegu oli, vaatame mõningaid silmapaistvamaid paastuvate tüdrukute näiteid, kes 19. sajandil kuulsust ja kurikuulsust kogusid. Üks tuntumaid paastuvaid tüdrukuid Ameerikas oli Mary Fancher, keda tunti üldiselt kui Molly Fancherit. Tema lugu on tõepoolest väga kummaline. Ta sündis 1848 aastal Brooklynis, New Yorgis, kuid alates 1860. keskpaigast, kui ta oli teismeline, juhtus rida õnnetuid sündmusi. Kõigepealt viskas hobune ta Prospect Parkis ratsutades maha ja ta lõi pea vastu kõnniteed. Pärast seda tekkisid tal peavalud ja väsimushood. Siis, aasta hiljem, lohistas Fulton Streeti tramm teda enda all, kui ta sellest välja astudes selle alla kukkus. See vigastas tema selgroogu ja ta jäi selle tõttu üsna haigeks. Siiski suutis Fancher igapäevaelus siiski hakkama saada. See kestis kuni 3. veebruari 1866, mõni kuu pärast Fultoni tänava juhtumit. Kui tal tekkis omamoodi hoog, mille ajal ta näis olevat poolenisti vaimust vaevatud ja väänles lõpuks Fancherite pereköögi põrandal. Ta viidi kohe oma voodisse ja ta jäi sinna järgmiseks 50 aastaks. Fancheril kujunes peagi maine nii selgelt nägija võimete kui ka lõputu paastumise poolest. Teda sunniti aeg-ajalt sööma, kuid teistel kordadel olevat ta väidetavalt olnud kuid järjest ilma toiduta. Ta oli sageli transilaadses seisundis ja kui see juhtus, kujunes tal välja maine selgelt nägijana. Varsti hakkasid ajalehed temast rääkima kui Brooklyni mõistatusest. Suur showmees P.T. Barnum üritas isegi teda oma etendusega liituma meelitada, kuid ta keeldus.
Mõni aasta hiljem tema transiseisund vaibus ja tal tekkis 5 erinevat isiksust, keda kutsuti Idol, Sunbeam, Ruby, Pearl ja Rosebud. Lõpuks aga 1880 ja 1890 aastate jooksul kaotas ajakirjandus tema vastu huvi ning ta kadus avalikkuse teadvusest. Siiani pole üldse selge, mis juhtus. Kas ta teeskas kogu seda käitumist, et teenida raha oma selgeltnägijana? Kas tal oli vaimseid häireid? Kas tema paastumine oli anoreksia märk? Fancheri puhul on seda tõesti raske öelda. Üks kuulsamaid 19. sajandi paastujate juhtumeid oli seotud Anne Moore'iga, kuigi ta polnud tüdruk. Moore oli 40-ndates, kui ta sai kuulsaks 1808 aasta sügisel. Pärast seda, kui teda oli jälgitud 16 päeva ja öö jooksul mitte söömas oma kodus Tutbury külas Staffordshire'is Inglismaal. Jälgimise eesmärk oli tema väidete kinnitamine, mida ta oli selleks ajaks juba aastaid esitanud. Tõepoolest, Moore'i kuulsus oli levinud kogu Suurbritannias ja teistesse riikidesse nagu Ameerika Ühendriigid ning usuti isegi, et oli mingil hetkel 5 aastat ilma toiduta elanud. Kuigi Moore ei olnud otseselt paastutüdruk, on tema lugu oluline, sest oli inspiratsiooniks mõnele neist, kes hiljem 19. sajandil nagu Fancher hakkasid oma toidust hoidumist pidama religioosseks andeks. Neid oleks võib-olla üllatanud teada saada, et Moore oli täielik pettur. Ta oli välja töötanud keerulised viisid, kuidas toitu oma magamistuppa smugeldada ja seda isegi jälgimise ajal tarbida. Arvatakse, et see oli võimalik tänu tema tütre abile, kes pani puljongive immutatud rätiku ema suu peale ja kandis toitu suust suhu emale, teda suudeldes. Hoolimata sellest, et oli petis, saavutas Moore tänu oma väidetavalt imetavasele paastumisele märkimisväärse maine ja teenis seetõttu palju tulu. Ta suri 1813. Aastal 53-aastaselt, vaid mõni kuu pärast seda, kui kohalik kirjanik ja vaimulik Lee Richmond teda jälgis. Kogu 19. sajandi jooksul oli palju teisi paastuvaid tüdrukuid ja paljud neist juhtumitest lõppesid surmaga. Üks neist oli Lenora Eaton, tüdruk New Jerseyst keskklassi perest. Tema väiteid pandi proovile 1881 aastal, kuid veidi üle kuu pärast vaatlejate saabumist suri ta. Teised paljastati samuti petturitena, täpselt nagu Anne Moore'i aastakümneid varem. Näiteks 8 aastat pärast Eatoni surma avastati Quebecis ja Kanadas põhja pool, et Josephine Marie Bedard oli oma väiteid fabritseerinud. Kui vaatlejad tulid tema koju, nägid nad, kuidas talle toitu salaja anti ja ühel korral varastas ta isegi toitu nende endi taldrikutelt. Pettuse mõttes polnud see just kõige peenem skeem. Lõpuks, kuigi ta elas teistest märksa hiljem, peetakse Therese Neumanni, kes sündis 1898 aastal Baieris Saksamaal, sageli hiliseks paastutüdrukuks. 1918. aastal jäi ta pärast taburetilt kukkumist osaliselt halvatuks. See oli vaid esimene paljudest õnnetustest ja haigustest, mis Therese Neumanni tabasid, kuid ta väitis, et suudab end korduvalt ise tervendada. Ta väitis ka, et oli alates 1927 aastast hoidunud söömast ja joomast, pärast seda, kui teda külastas väidetavalt üks pühak, kes ütles talle, et ta ei vaja enam toitu ega jooki. Sel aastal jälgis Therese Neumanni 2 nädala jooksul meditsiinimeeskond, kes soovis tema väidete tõepärasust kontrollida. Selle aja jooksul ei nähtud teda söömas ega joomas, kuid huvitaval kombel oli ta 2 nädala lõpuks kaalus juurde võtnud. Ta suri 1962. Aasta septembris 64-aastaselt südame seiskumise tagajärjel. Vaatamata paljude nende paastutüdrukute ümber valitsenud tragöödiale oli kahtlemata kõige südantlehestavam paastutüdruku juhtum Sarah Jacobsi oma. Jacobs oli Walesi tüdruk, kes sündis Carmarthenshires 12. mail 1857. Ta oli pärit vaesest perest, kuna tema isa Evan Jacobs oli vaene elatuspõllumees. Ühel päeval lõpetas Sarah söömise ja joomise ning see uudis levis kiiresti üle kogu Walesi. Lõpuks jõudis uudis tema väidetavast paastumisest meediasse ning meditsiiniõdedest koosnev meeskond saadeti Jacobsite majja Sarah jälgimiseks.
Siiski tundub tõenäoline, et Neumanni ja mõne teise paastuva tüdruku puhul anti neile salaja siiski süüa ja juua. Isegi nende jälgimisperioodide ajal tundub, et Sarah Jacobi puhul otsustasid tema vanemad Evan ja Hanna Jacob teda jälgimise ajal tõepoolest mitte toita. Kahjuks suri ta jälgimise ajal, kuna oli tõepoolest olnud ilma toidu ja joogita üle nädala. Veepuudus oligi see, mis põhjustas tema surma, sest tõenäoliselt oleks ta ilma toiduta jälgimisperioodi üle elanud. Ta oli vaid 12 aastat vana, kui ta suri, ja väidetavalt oli ta olnud ilma toiduta kokku 113 nädalat. Lahkamisel leiti tõendeid, et tal oli voodis veepudel, kuid ta ei suutnud seda jälgimise ajal avada. Oma osa eest selles pettuse katses mõisteti tema vanemad süüdi surma põhjustamises. Kummanisel kombel ei esitatud aga süüdistusi meditsiinimeeskonnale, kes tegelikult nägi teda enda ees suremas. Kõik see tekitab küsimuse, mis oli tegelikult paastuvate tüdrukute ja nende tegude tõeline seletus. Nagu näeme, Anne Moori ja Josephine Marie Bedardi juhtumite puhul oli pettus sageli eesmärgiks. Kui paastuvate tüdrukute ja naiste kuulsus 19. sajandil levis, oli võimalik teenida raha, lastes inimestel maksta sissepääsu eest paastuva tüdruku majja või müües lugusid ajalehtedele. Seega oli olemas stiimul kogu asi lihtsalt välja mõelda. Paljud inimesed uskusid, et tegemist oli religioossete sekkumistega ja et teatud paastuvad tüdrukud olid kas jumalaga või mõne deemoniga ühenduses. Siinkohal tuleks meeles pidada, et spiritistlik liikumine, mis rõhutas religioosseid imesid ja muid peaaegu maagilise uskumuse elemente, oli 19. sajandi keskpaigas oma kõrgpunktis. Tänapäeval oleks seda lihtne pidada naeruväärseks ebausuks, kuid Molly Fancheri puhul oli seda ilmselt raske kuidagi teisiti seletada. Tegemist oli ju noore naisega, kes viibis aastaid meedia tähelepanu all transilaadses seisundis ning veetis kokku 50 aastat oma kodus, tuues sageli esile psüühilisi ilmutusi ja selgeltnägija lugemisi. Paljudele inimestele pidi tunduma, et Brooklyni mõistatus koges tõepoolest mingit religioosset sekkumist. Siiski on mõnel juhul kõige loogilisem seletus tõenäoliselt ka kõige tõenäolisem ning tundub, et paljude paastutüdrukute puhul oli probleemiks nende enda vaimne tervis. Enamik teadlasi on nüüdseks jõudnud järeldusele, et paastutüdrukute fenomeni põhjustas vähemalt osaliselt 19. sajandi anoreksia nervoosa tüüp. See on söömishäire, mille puhul inimesed hoiduvad söömast, kuna neil on halb kehakuvand ja ülemäära suur hirm kaalus juurdevõtmise ees. Tavaliselt arvatakse, et anoreksia on seisund, mis tekkis 20. sajandi lõpus vastusena survele, mida noortele naistele avaldati saledaks jäämiseks. Siiski on paastuvate tüdrukute vaatenurgast oluline märkida, mõiste anoreksia nervoosa tuli kasutusele esmakordselt 1873 aastal, kui Sir William Gall, Inglise arst, uuris seda seisundit süstemaatiliselt ja andis sellele nime. Seega just sel ajal, kui paastuvad tüdrukud hakkasid avalikkuse tähelepanu pälvima, muutus anoreksia Suurbritannias piisavalt tõsiseks probleemiks, et arstid hakkasid seda uurima. Tõenäoline on see, et paastuvad tüdrukud nagu Sarah Jacobs ja Lenora Eaton võisid olla anoreksikud ning see oligi algne põhjus, miks nad said kuulsaks kui need, kes suudavad ilma söömata ellu jääda. Hiljem oli sellel aga nende puhul traagilisi tagajärgi. Seetõttu, lisaks müütidele ja kuulujuttudele taevasega religioossest suhtlusest, oma paastumise kaudu või selliste tegelaste nagu Fancher ja Jacobs maagiliste võimetega olid mõned neist paastuvatest tüdrukutest tõenäoliselt just need, kelleks nad paistsid. Esimesed kurikuulsad anoreksia juhtumid moodsas ühiskonnas. Meie järgmise loo jaoks suundume tagasi ühte väikesesse Prantsusmaa linna, kus üks naine oli oma perekonna poolt üle 25 aasta luku taga hoitud. Blanche Monnier sündis 1. märtsil 1849 Poitiers linnas, Vienni piirkonnas Lääne-Prantsusmaal. Monnier olid linnas lugupeetud jõukas kodanlik perekond.
Need olid inimesed, kellel oli väikseid aristokraatlikke püüdlusi ajal, mil Prantsusmaa aadlikkond koges taaselustumist pärast 18. sajandi lõpu tugevat vabariiklust. Blanche'i isa oli Émile Mongy, kohaliku ülikooli humanitaarteaduskonna juhataja, samal ajal kui tema ema, Louise Mongy, oli tuntud Prantsuse seltskonnadaam. Émile Mongy oli samuti isik, kes oli pälvinud maineka heategevuskomitee auhinna. See oli teenetemärk, mida anti 19. sajandi Prantsusmaal inimestele, keda peeti oma kogukonnale olulise panuse andjateks ja kõrgete voorustega isikuteks. Peale selle olid perel sidemed Pariisi kõrgseltskonnaga. Nii sündis Blanche Monnier perre, mis näiliselt oli Poitiers kogukonna lugupeetud liige. Kuid tema lugu tõestas, et tegelikult polnud nad seda sugugi. Blanche'i varajased aastad möödusid suuresti sündmuste vaeselt. Ta käis koolis, liikus Poitiersi seltskonnaringkondades ja külastas sageli Pariisi, mis oli vaid 4 tunni kaugusel. Kui Blanche jõudis täiskasvanu ikka, kujunes temast silmapaistev kaunitar lokkis juuste, heleda naha ja suurte säravate silmadega. Aga teda ootas kohutav saatus. 1870. keskpaigas, kui Blanche oli jõudmas 20. eluaastate keskpaika, kohtus ta noore mehega Poitiers'st ja armus temasse. Kuigi ta oli advokaat, amet, mis on tavaliselt tuntud kõrgete palkade poolest, pärines mees tagasihoidlikust perest ja tal oli provintsilinna väikeses seltskonnas vähe kliente. Pealegi oli ta Blanche'ist märkimisväärselt vanem. Seetõttu, kuigi ta teeniks täiesti korralikku enatist, ei olnud Blanche'i vanemad temast kui võimalikust väimehest oma tütrele eriti vaimustuses. Selle asemel kujutasid nad ette, et ta abiellub Lääne-Prantsusmaa väiksema aadle esindajaga või arvestades tema head välimust, isegi mõne Pariisi kõrgseltskonna liikmega, kui riik sisenes Belle Époque'i ajastusse. Blanche jäi aga oma vanema kosilase külge kiindunuks ning just tema vastumeelsus sellest suhtest loobuda viis selleni, et ta sai kuulsuse, mida keegi õigupoolest endale ei sooviks. Tema soovimatus lõpetada suhe mehega, keda ema nimetas pennituks advokaadiks, viis selleni, et tema vanemad koos Blanche'i venna Marceli abiga lukustasid ta Poitiers suures majas väikesesse tuppa. 1. märtsil 1875, mis juhtumisi oli Blanche'i 26. sünnipäev, suneti ta sellesse väikesesse kambrisse ning Monnierid ütlesid oma tütrele, et lasevad ta välja alles siis, kui ta nõustub suhte lõpetama ja loobub igasugustest mõtetest abielluda oma advokaadist kosilasega. Asi oleks võinud sellega kiiresti lõppeda, kuid mingil põhjusel, mis pole päris selge, see nii ei läinud. Ja kui päevadest said nädalad ning nädalatest kuud, jäi Blanche vangistatuks oma vanemate majas Poitiers väikesesse tuppa. Aasa jooksul põhjustel, mis pole tänaseni täiesti selged, muutus see püsivaks vangistuseks. Nagu me varsti näeme, oli see õudne vangistus. Võib tekkida küsimus, kuidas Blanche sai kaduda nii, et keegi ei hakanud kahtlustama ega püüdnud välja selgitada, kuhu ta oli läinud. Vastuseks võib öelda, et oli palju inimesi, kes tundsid tema käekäigu vastu huvi nädalatel ja kuudel pärast tema esmakordset kadumist 1875. aasta kevadel. Naabrid olid mures, samuti tema sõbrad, ja Blanche'i ustav armastatu püüdis välja selgitada tema asukohta. Kuid aja jooksul uurimine lakkas. Keegi poleks arvanud, et üks Poitiersi kõige lugupeetumaid perekondi oli vangistanud ühe oma pereliikme tuppa ja otsustanud ta sinna määramata ajaks vangistada. Peanegi, kui keegi tõi tema kadumise võimude tähelepanu alla, jäeti need teated ilmselgelt tähelepanuta. Võib-olla uskusid inimesed lihtsalt, et Blanche oli suundunud Pariisi päikesepaistelisema kliima poole. Aastate möödudes jäi Blanche endiselt oma vanemate kodus Poitiers vangis. Kuigi tundub üsna selge, et Blanche'i ema oli peamiselt vastutav nende kohutavate olude eest, kuhu ta oma tütre asetas, on üsna ilmne, et ka teised pereliikmed olid kaasatud. Siiski lõppes tema isa Emile'i roll, kui ta suri 1879 aastal, 4 aastat pärast seda, kui Blanche oli tuppa lukustatud.
Seejärel olid peamiselt Louis Monnier ja tema poeg Blanchy vend Marcel need, kes hoidsid Blanchy luku ja riivi taga. Tema vangistus oli jõhker. Tuba, kuhu ta aastast aastasse suleti, oli pööningutuba. Seal oli väike aken, kuid see oli kinni kaetud ja loomulikku valgust polnud seal üldse. Juks hoiti väljastpoolt lukus ja Blanche oli täielikult sõltuv sellest, mida tema vangistajad talle ellujäämiseks andsid. Kohutavate tingimuste tegelik ulatus selgub aja jooksul. Samal ajal kui aastad möödusid, kadusid algsed põhjused noore naise vangistamiseks. Advokaat, keda ta oli kurameerinud ja kelle suhe temaga oli näiliselt tema perekonna poolt vangistamise põhjuseks, suri 1885. aastal, peaaegu 10 aastat pärast tema esmakordset vangistamist. Miks tema ema ja vend jätkasid tema hoidmist selles piinavas olukorras ka pärast seda, jääb endiselt mõistatuseks. Võib-olla uskusid nad, et kui nad ta vabastavad, annab ta neist võimudele teada ja see oli risk, mida nad polnud valmis võtma, eriti kuna nad olid Poitiesi tuntud perekond. Sellegipoolest jätkus see aastalt. Mingist hetkest pidid Poitiesi piirkonna elanikud ta suuresti unustama ning sama tegid ka tema endised sõbrad ja tuttavad. Siiski oli aeg-ajalt juhtumeid, mida inimesed pidasid palju aastaid hiljem kummaliseks. Näiteks 1900-ndatel meenutas üks naaber üht juhtumit aastast 1892, kui ta uskus, et kuulis Monnier majast naise karjeid. Tol ajal ta ei pööranud sellele tähelepanu, kuid hiljem, kui selgus, mis seal tegelikult juhtus, sai kõik palju selgemaks. Ilmselgelt oli keegi saanud aimu sellest, mis toimus ja üle 25 aasta pärast Blanche'i vangistamist tuli üks anonüümne kangelane talle appi. 23. mail 1901 sai Pariisi peaprokurör allkirjastamata kirja, milles kirjandati Blanche Monniers olukorda järgmiselt. Härra peaprokurör, mul on au teavitada teid erakordselt tõsisest juhtumist. Ma räägin vanatüdrukust, kes on lukustatud proua Monnier majja, poolnäljas ja elanud viimased 25 aastat mädanenud allapanu peal. Ühesõnaga, oma enda mustuses. Arvestades järgnenud päevadel saadud teateid Blanche'i seisundi kohta, on ilmne, et kes iganes see anonüümne teavitaja ka polnud, oli ta isiklikult näinud tingimusi, mis valitsesid toas, kus teda vangis hoiti. Kuid tema päästeisik on tänaseni teadmata. Pariisi ja Poitiers politsei reageerisid sellele häirivale raportile kiiresti. Mõne päeva jooksul sisenesid nad Monniers majapidamisse ja alustasid selle põhjalikku läbiotsimist. Mõnda aega ei leidnud nad alumistel korrustel midagi ebatavalist. Kuid mõne aja pärast jõudsid nad ukse juurde, mis oli väljaspoolt tabalukuga suletud. Politsei ei raisanud aega ja selle asemel, et oodata, kuni Monnierd võtme tooksid, lõhkusid nad ukse maha. See, kuhu nad sisenesid, oli õuduslik vaatepilt. Esimene asi, mida nad märkasid, oli lõhn. Mürgine, roiskunud lehk, mille olid põhjustanud aastakümnete jooksul kogunenud mustus, mida Blanche'i vangistajad polnud eemandanud. Kuid alles siis, kui nad eemandasid väikese akna eest tolmuga kaetud rasked kardinad ja murdsid lahti paksud aknaluugid, mis olid takistanud valguse sissepääsu, said nad olukorra tõeliselt mõista. Alles siis, pärast 26 aastat, mõistsid nad täielikult selle koha kurjuse ulatust. Blanche laamas täiesti alasti toas, mis oli täis räpasust. Toas vedelesid mädanenud toidujäänused. Õhk oli lehkav ja igal pool sibasid putukad ringi. Blanche oli täiesti hirmunud, kui need võõrad tema vangikongi pärast enam kui veerand sajandit kestnud vangistust tungisid. Kahjuks oli tema mõistus täielikult kadunud ja ta kaalus veidi üle 25 kilo ehk umbes 4 stone'i. Politseiraport andis hiljem täieliku ülevaate sellest, mida nad kogesid. Andsime kohe käsu avada aken. Seda tehti suure vaevaga, sest vanad tumedat värvi kardinad kukkusid alla koos paksu tolmupilvega. Luukide avamiseks tuli need parempoolsetelt hingedelt eemandada. Niipea kui valgus tuppa pääses, märkasime tagapool voodil lebamas inimest, kelle pea ja keha olid kaetud vastikult räpase tekiga. Naine, kelle isikuks osutus Preili Blanche Monnier. Õnnetu naine lamas täiesti alasti mädanenud õlekotil.
Tema ümber oli moodustunud omamoodi koorik, mis koosnes väljaheitest, lihatükkidest, köögiviljadest, kalast ja mädanenud leivast. Me nägime ka austrikarpe ja üle Preili Monnier voodi jooksvaid putukaid. Õhk oli nii hingamatu. Toal õhk oli nii vänge, et meil polnud võimalik kauemaks jääda ja uurimist jätkata. Järgnenud tundidel viisid politsei ja meditsiinitöötaja Blanche'i sellest õuduste toast välja. Tema ema ja vend arreteeriti koheselt. Kui uudis levis, kogunes maja ette rahva hulk, kes jäi sinna päevadeks, nõudes Louise'i ja Marcel Monnieri pead. Kahjuks õiglust ei tulnudki. Blanche'i eakas ema suri mõni päev hiljem südameinfarkti, pääsedes nii karistusest, mida ta oli nii väga ära teeninud. Siis selgus, et Marcel Monnier oli ise suuresti psühholoogiliselt töövõimetu ning kuigi ta mõisteti algselt 15 kuuks vangi, mõisteti ta hiljem õigeks ja vabastati. Pärast kohtuprotsessi müüs Marcel kogu oma ema vara ja siirdus pensionile Sibortšesse, mis on kommuun riigi edenosas. Tal oli ka maakodu Kesk-Prantsusmaal, kus ta lõpuks suri 1913 aasta juunis. Blanche ei paranenud kunagi, kuigi oli teatavad piiratud edasiminekut ja vähemalt mõned meditsiinitöötajad suutsid talle järgnenud aastatel pakkuda inimväärset hoolt. Ta oli päästmise hetkel 52-aastane ja elas veel 12 aastat. Need aastad veetis ta psühhiaatriahaiglas Blois linnas Kesk-Prantsusmaal. Siiski vaevasid teda mitmed psüühikahäired, eriti anoreksia ja skisofreenia. Tema vangistus mõjutas teda ka paljudel muudel viisidel. Näiteks oli tal tekkinud äärmuslik vastumeelsus tugeva valguse suhtes, kuna teda oli üle veerand sajandi päikesevalgusest ilma jäetud. Blanche suri 13. oktoobril 1913. Ta oli 64 aastat vana ja oli veetnud peaaegu kogu oma täiskasvanu elu kas vangistuses või psühhiaatriahaiglas, varasema vangistuse vaimsete armide tõttu. Tema lugu kajastati laialdaselt 1900. aastate alguses Prantsusmaal, kuid seda räägiti uuesti ja see sai tuntuks ka uuele põlvkonnale 1930 aastal. Kui prantsuse kirjanik André Gide, kes sai 1947 aastal Nobeli kirjanduspreemia, kirjutas sellest oma romaanis La Séquestrée de Poitiers, mis tähendab Poitiesi vangistatud naine. See oli poolfiktiivne versioon Blanche'i loost, milles Gide muutis peategelaste nimesid, kuid vähe muud. Gide'i käsitlus mõjutas hiljem Michel Foucault, kui ta kirjutas oma ühe tähtsaima teose Distsipliin ja karistus, vanglasünd. Seega on Blanche Monnier kohutaval lool olnud märkimisväärne järelmõju 20. sajandi Prantsuse kirjanduses. Viktoriaanlik ajastu tõi Suurbritanniale esimese ülemaailmse tööstusriigi staatuse, kuid samas oli see ka tume ja räpane aeg, kus üleloomulikud nood olid igapäevased. Üks selline lugu oli Kevadjalg Jackist, mida sobivalt jutustas Mortis Media. Ühel hilissügisesel päeval aasta 1837 tüdruk nimega Mary Stevens oli teel tööle Lavender Hilli. See oli piirkond, mis tol ajal asus Londoni edelasosas ja mis vaid mõni aastakümme varem oli veel olnud osa linnast väljaspool asuvast maapiirkonnast. Stevens oli just tulnud Batterseast, kus ta oli külastanud oma vanemaid. Kui ta liikus läbi Clapham Commoni, Battersea ja Lavender Hilli vahel, juhtus hirmutav vahejuhtum, kui kummaline, peaaegu teemonlik kuju hüppas talle allelt vastu. See olend ründas Stevensit, rebides oma küünistega, mis tal olid käte asemel tema liha. Stevens teatas hiljem, et olendi puudutus oli kivikülm. Ta karjus, kui olend teda ründas ja see ehmatas kuju nii palju, et ta lasi Stevensi kiiresti lahti ja põgenes. See oli ilmselt esimene selle olendi nägemine, kes sai peagi tuntuks kui Kevadjalg Jack. 1837 aasta novembriks oli Londonis tehtud juba arvukalt täiendavaid nägemisi. Nad kirjeldasid olendit, kes ilmus ootamatult ja hüppas sageli uskumatult pikki vahemaid inimeste ette, kes liikusid tõldadega Londoni tänavatel.
Mitmed tõllamehed teatasid, et pidid ootamatult hobuseid peatama hakkama, kui olend ilmus peaaegu ei kusagilt nende ette ja kadus sama kiiresti minema. Teine tunnistaja väitis, et salapärane ründaja hüppas üle 9 jala kõrguse müüri, naerdes samal ajal hullumeelselt. Mõne nädala jooksul levisid teated sellest kummalisest olendist laialdaselt üle Londoni ning paljud mõtlesid, kes või mis oli rünnanud Mary Stevensit ja mitmeid teisi. 1837 aasta lõpuks oli mure kasvanud nii suureks, et Londoni linnapea Sir John Cowan avaldas 1838 aasta esimestel päevadel ajalehes The Times kirja, püüdes hajutada hirme nende nähtude pärast. Selles kirjas kinnitab linnapea Londoni kodanikele, et tegemist oli tegelikult isikuga, kes maskeerus ja külastas paljusid Londoni lähedal asuvaid külasid 3 kostüümis, kummitusena, karuna ja kuradina. Siiski väideti, et tegemist oli lihtsalt vembuga, mida korrandas tõenäoliselt mõni Briti aristokraatia liige, kuna neil oleks olnud vajalikud rahalised vahendid selliste keerukate pettuste läbiviimiseks. 1838 aasta alguses järgnes sellele hulk kurikuulsaid nägemisjuhtumeid. Üks neist juhtus 19. veebruari ööl, kui 18-aastane Jane Ansop vastas oma isa maja uksele Old Fordis, mis asub praeguses Londoni Tower Hamletsi piirkonnas. Hiljem väitis ta, et kui ta ukse avas, leidis ta eest kellegi, kes teeskas politseiniku ja kandis suurt keepi. Kui ta tõi küünlad valgust saada, ründas teda see kuju, kes tema väitel oksendas suus siniseid ja valgeid leeke ning üritas siis oma küünistega kätega tema kaela ja käsi rebida. Mõne hirmutava hetke pärast oli olend üle põldude minema jooksnud. Järgnes politsei uurimine, kuid see jäi tulemusteta. Üks naaber teatas, et nägi rünnaku ajal läheduses noort meest suures keepis. Ainus kahtlusalune oli aga kohalik tisler nimega Milbank, kelle alibi oli see. Ta oli tol õhtul nii purjus, et ei suutnud meenutada, kus ta oli olnud või mida ta oli teinud. Milbank oli väidetavalt tol ajal ühes pubis väitnud, et tema on kevadjalt Jack, kuid politsei jõudis lõpuks järeldusele, et ta oli lihtsalt suur suuga joodik. Alsopi juhtum võis igal juhul olla täielikult välja mõeldud, sest ta oli ainus ohver, kes väitis, et Jack oli temaga enne rünnakut tegelikult rääkinud. Võib-olla otsis ta lihtsalt tähelepanu. Järgnenud nädalatel teatati Londonist ja selle ümbrusest 10 rünnakutest. Näiteks 1838 aasta veebruari viimasel päeval ründas keegi Lucy Scalesi, kes oli samuti 18 nagu Alsop ühes kitsas kõrvaltänavas Limehouse'i linnaosas. Ta väitis, et Jack oli ka tema peale sinist tuld puhunud ja see kogemus oli ta hüsteeriliseks muutnud. Politsei jätkas selliste juhtumite uurimist ning teabe eest pakuti välja ka preemia. Aga nüüdseks oli selge, et esimesed juhtumid inspireerisid amatööridest jäljendajaid ning oli üha raskem eristada tegelikke juhtumeid pelgast kuulujutust. Ajalehed ei teinud olukorda paremaks. Mõned avaldasid sensatsioonilisi lugusid sellest, kuidas inimesed olid tänaval Jacki rünnaku tõttu hirmus surnud. Selleks ajaks olid Spring Hill Jacki väidetavad omadused suures osas juba välja kujunenud. Tema peamiseks omaduseks peeti väledust. Ta liikus uskumatult kiiresti ja suutis hüpata 10, 15 või isegi 20 jala kaugusele. Mõned nägid sellest paranormaalseid või üleloomulikke võimeid, kuid teised uskusid endiselt, et nähtusele peab leiduma loogiline seletus. Varsti tekkis idee, et salapärasel tegelasel oli kingakontsa sisse paigaldatud vedrud, mis paiskasid teda ülespoole ja võimandasid tal neid suuri vahemaid hüpata. Nii sündiski nimi vedrukontsaga Jack, mis näib olevat laialt levinud 1838 aasta kevadeks. 1838 aasta varasuve lõpuks oli vedrukontsaga Jaan kogu Londoni kõneaineks ning temast kirjutati regulaarselt ajalehtedes, odavates põnemuslugudes ja isegi Londoni teatrites. Kuid just tema kuulsuse tipul hakkasid teated Jaani nägemistest vähenema. 1838 aasta lõpuks olid pealinnas ametlikud teated tema rünnakutest lõppenud.
Ja need vähesed juhtumid, kus teda väidetavalt nähti, pärinesid teistest Inglismaa piirkondadest, kus uudised üleloomulikust ründajast inspireerisid hilinenud maapiirkondade jäljendajaid. 1839. aastaks oli hüsteeria suuresti vaibunud ning Jackist oli saanud pigem kirjanduslik tegelane kui keegi, keda inimesed kartsid Londonis alleel kohata. 1840 aasta jooksul kujunes temast omamoodi folkloorne kuju, üleloomulik röövel, keda arvati ründavat üksikuid rändureid Londoni teedel. Aeg-ajalt teatati ametlikult väidetavatest rünnakutest, näiteks juhtum, kus 1847 aastal rünnati üht naist Teignmouthis. Ja politsei arvas, et Kevadjalg Jack võib olla 10 aastat pärast oma esimest ilmumist linnaelanikke taas hirmutama tulnud. Veelgi kaugemal tõusis Kevadjalg Jacki tont taas esile 1870 aastate alguses, kui järjestikku teatati kummituse nägemistest Londoni kaguosas Beckhamis ja Sussexis. Viimased teated inimestest, kes uskusid, et Kevadjalg Jack on tagasi tulnud, pärinevad ilmselt Liverpoolist 1904 aastal, üle 65 aasta pärast tema esimest nägemist Londonis. Püüdes mõista Kevadjalg Jacki fenomeni, on nii ajaloolased kui ka kultuurikommentaaride autorid pakkunud erinevaid arvamusi ja teooriaid kogu selle juhtumi selgitamiseks. Mõned on otsinud vastuseid paranormaalsest maailmast. Näiteks paljud 20. sajandi kirjanikud väidavad, et Jack oli mingisugune tulnukas, samas kui teised on arvanud, et Jack oli mingit sorti pool inimene, pool koletis. Krüptozooloogiline olend mitte erineb suurjalast või chupacabrast. Okultistid on samuti innukalt väitnud, et Jack oli kuradi või mõne muu teemonliku olendi ilming. Selle teooria kohaselt kutsusid okultistid või mõni muu musta maagia pooldaja Kevadjalg Jacki välja ning ta laamendas Suur-Londoni piirkonnas, enne kui ta 1838 aastal allilma tagasi kutsuti. Teised on siiski väitnud, et kõik üleloomulikud elemendid toimusid tegelikult Jacki esimeste väidetavate ohvrite mõtetes. Selle seisukoha kohaselt oli Jacki esimene nägemine selliste inimeste poolt nagu Mary Stevens tingitud sellest, et inimesed olid kas uimastatud, joobes või vaimselt häiritud. Selle teooria kohaselt olid esimesed 1 või 2 nägemist inimeste kujutlusvõime vili ning sellele järgnesid juba hüsteeria või jäljendajate põhjustatud juhtumid. Üks teooria, mis tol ajal palju poolehoidu leidis ja millele viitas ka Londoni linnapea kiri, mis avaldati 1838 aasta jaanuaris ajalehes The Times, oli see, Kevadjalg Jack oli keerukas pettus, mida korraldas mõni aadeliige. Selle teooria kohaselt oli mõni aadlik kaotanud kihlveo ning pidi selle tasuks lavastama üleloomuliku olendi ilmumise Londoni ümbruses. Ja selles on teatud usutavust. Briti aristokraatia liige oleks kindlasti omanud piisavalt raha, et rahastada sellist keerukat pettust, sest 19. sajandi Londoni ümbruses ei olnud puudust kõrgete panustega mängulaudadest, kus selline kihlvedu võis aset leida. Tõepoolest, see teooria oli nii populaarne, et palju arutati selle üle, kes see kõnealune aadlik võis olla. Enamik oli jõudnud arusaamale, et vastutavaks peeti Iiri aadliku Henry de la Poer Beresford III, Waterfordi markiid. Beresford oli tolle noor aadlik umbes 20. eluaastate keskel ning oli ajalehtedes pidevalt selle poolest, et tekitas avalikke rahutusi koos oma purjus kaaskonnaga, kes kuulusid tema saatjaskonda. Näiteks 1837 aasta aprillis saabusid nad purjus peaga Melton Mowbray'sse, kus nad ründasid teetõkkepunkti valvurit ja politseikonstaablit ning katsida punase värviga. Beresford käis pidevalt kohtuvahet, olles süüdistatav Melton Mowbray juhtumis ja teistes huligaansuse episoodides 1830. keskpaigas ja lõpus. Seetõttu kujunes tol ajal paljudel inimestel arvamus, et just tema oli selle rahastanud. Keegi, kes oskas tuld pursata ja kostüümi kanda ning kellel olid mingisugused vedrudega saapad. See andis talle lisaks välimuse, nagu oleks ta keegi, kes suudab hüpata ja liikuda ebatavalisi vahemaid. See ei ole täiesti ebatõenäoline, kuid seda ei saa tõestada kahtluseta. Siiski võib Spring-Heel Jacki lugu olla ka näide Occami habemenoast. Teooria kohaselt on kõige tõenäolisem seletus millelegi see, mis on kõige lihtsam.
Antud juhul on kõige tõenäolisem seletus see, et ühiskond, mis oli antud uskuma kootikoletiste ja üleloomulike olendite legende, oli valmis paisutama 1837 aastal tekkinud rahvajuttu täiesti üle mõistuse. 19. sajandil oli üleloomulikke ja kooti jõudusjutte väga palju. Alates 1800 aastatest teatati Londonis regulaarselt kummituste ja teiste olendite nägemistest. Selleks ajaks, kui Spring Heel Jack hakkas ootamatult Londonis ilmuma, avaldati juba üleloomulikke lugusid, õudusjutte ja jutte koletistest. Ja need leidsid tohutu publiku üle kogu Inglismaa, Penny Dreadfulite ehk odavate pulp-väljaannete kujul. See oli ka Edgar Allan Poe kootiõuduslugude, Mary Shelley Frankensteini ja Bram Stokeri Dracula sajand. Sellises keskkonnas on täiesti usutav, et Spring Heel Jacki lugu põhines mingil seletamatul, ebatavalisel juhtumil 1837 aasta lõpus. Ja enamik sellest, mis järgnes, oli tingitud sellest, et inimesed lasid oma kujutlusvõimel võimust võtta ajal, mil nad olid juba valmis uskuma üleloomulikku ja tegelastesse otse Penny Dreadfulitest. Nagu William Ockham märkis, on kõige ilmsem seletus kõige tõenäolisem. 19. sajandil rändasid miljonid britid USAsse paremat elu otsima. Üks selline naine oli Anne Trow Lohman, kuid hiljem sai ta New Yorgis kurikuulsa maine oma tumedate tegude tõttu. Anne Trow sündis 6. mail 1812 Painswicki linnas Gloucestershire'is, Lõuna-Lääne-Inglismaal. Tema isa John Troe oli tööline ja perekond ei olnud jõukas. Seetõttu hakkas Anne tööle juba teismelisena, olles Lihuniku majapidamises teenijanna. See oli 19. sajandi Suurbritannias liiga tavaline osa elust, kus lapsi saadeti tööle vabrikutesse ja teistesse asutustesse juba 9-aastaselt. Anne abiellus samuti noorelt. 16-aastaselt abiellus ta Henry Somersiga, Wiltshire'ist pärit rätsepaga. Kuid üsna pea sai ta aru, et mees on alkohoolik. Ja selleks ajaks oli Anne juba nende esimese lapsega rase, tüdrukuga, kes sündis 1830 aastal ja kellele nad panid nimeks Caroline. Selleks ajaks olid nende majanduslikud väljamaated Inglismaal juba kahanemas ja 1831. aastal asus noor pere teele Ameerikasse, olles üks 10 miljonitest eurooplastest, kes seda 19. sajandil tegid. Anne'i käekäik ei paranenud pärast Ameerika Ühendriikidesse saabumist. Tema ja Henry asusid elama William Streetile ala Manhattani piirkonnas New Yorgis. Kuid varsti pärast seda, 1833 aastal, suri Henry kõhutüüfusesse. Nii leidis noor Lesk Somers end kodust kaugel, püüdes New Yorgis otsaga kokku tulla, et toetada ennast ja oma väikelast tütart. Me poleks ilmselt kunagi kuulnud Anne Troest ja tema alter egost Madame Restellist, kui poleks olnud tema teist abielu. See juhtus 1836 aastal, kui Anne abiellus Charles Lowmaniga. 27 aastat vana, hästi haritud trükkal, kes töötas New York Heraldi juures. Ta oli ise Ameerikasse immigranud ning oli saksa ja vene päritolu. Just oma teise abikaasa kaudu hakkas Anne huvi tundma rasestumisvastaste vahendite ja rahvastiku kontrolli vastu. Charles kuulus ton ajal New Yorgis radikaalsete mõtlejate ja filosoofide ringi. Ja üks nende murede teemasid oli Ameerika Ühendriikide ja paljude Euroopa riikide rahvaarvu kiire kasv alates 18. sajandi algusest. Selle huvi tulemusena avaldas ta 1830. aastatel mitmeid artikleid rahvastikuprobleemide kohta. Anne hakkas peagi ise rasestumisvastaste vahendite vastu huvi tundma. Selles julgustas teda Charles ning lisateadmisi andis talle tema vend Joseph, kes oli samuti Ameerikasse emigreerunud ja töötas nüüd New Yorgi apteegis. Varsti oli ta välja töötanud rasestumisvastase tableti, mis sisaldas segu sellistest koostisosadest nagu penniroyal, must jook, sabiin, rukiniitias, kassinaeris ja emaputk. Need ta jahvatas peeneks ja valmistas neist tablette ja pulbreid. Nende toodetega varustatult mõtlesid ta ja Charles välja keeruka taustaloo tema äri jaoks, väites, et Anne'il oli Prantsusmaal vanaema, proua Restel, kes oli talle näidanud nende rasestumisvastaste tablettide retsepti, kui ta Euroopas ämmaemandaks õppides külas käis.
nii hakkas Anne 1830ndate lõpus müüma oma naiste igakuiseid tablette nime all Madame Restel. Sel ajal Ameerika Ühendriikides olid abort- ja rasestumisvastased vahendid peaaegu igas piirkonnas seaduslikud. Seetõttu võis Anne seaduslikult reklaamida oma rasestumisvastaseid või aborditablette New Yorgi ajalehtedes. Näiteks tema esimene kuulutus ilmus New York Sunni ajalehes märtsis 1839 ja andis naistele selgelt teada, et kui neil on soovimatu rasedus, võib ta pakkuda kindlat vahendit neile, kes tema kontorisse pöörduvad. See asus Greenwichi tänaval ja just siia hakkasid paljud New Yorgi naised alates 1839. aastast tulema, et saada Madame Restelli naiste igakuiseid tablette ja ennetavat pulbrit, nagu neid peagi nimetama hakati. Teise võimalusena kirjutasid väljaspool linna elavad inimesed talle ja kindel vahend saadeti neile posti teel. Annei varased katsetused rasestumisvastaste ja aborditablettide ning pulbritega põhinesid rahvameditsiini vahenditel ja kahtlase tõhususega koostisosadel. Siiski laiendas Anne peagi oma teenuseid täpsemate rasestumisvastaste ja abordimeetoditeni. 1840 aastaks pidas Madame Restel üürimaja ja nimetas end naisarstiks. Siin sünnitasid mõned naised soovimatuid lapsi, kellele Anne leidis oma tutvuste abil head lapsendajad. Kuid oli ka selge, et siin tehti aborte nii abordipatsientide vastuvõtmise kui ka kirurgiliste meetodite abil. See ei olnud tolle aja New Yorgi osariigi seaduste rikkumine. Nii kaua kui abort tehti enne loote liikumise tundmist ehk hetkeni, mil rase naine hakkas tundma loote liikumist ja pärast seda peeti last elusaks olendiks. See toimub tavaliselt umbes 16. kuni 20. rasedusnädalal ehk ligikaudu 4-5 kuu möödudes. Seega riskis Anne seaduslike probleemidega ainult siis, kui ta pakkus aborditeenuseid naistele, kes olid sellest rasedusetapist juba möödas. Juba 1840 aastal sattus Anne seaduslikesse raskustesse, kuna naine nimega Maria Purdy suri varsti pärast aborti, mis tehti Madame Restelli pensioonis. Purdy tunnistas oma surivoodil abikaasale, et oli teinud abordi ja mees võitis seejärel ühendust võimudega. Ajalehed pulskasid viha Restelli vastu, nimetades teda inimkujul koletiseks ja süüdistades teda jumalavastastes tegudes. Seejärel esitati Annile ametlikud süüdistused, kuid ta kaitses end edukalt kohtus. Järgmisel aastal leiti Hudsoni jões surnuna Mary Rogers, tuntud iludus, kes töötas New Yorgi tubakapoes. Üks pealtnägija vandus, et ta visati jõkke pärast ebaõnnestunud abordikatset ning see seostati kiiresti Madame Restelliga, kuid sellest ei tulnud midagi rohkemat välja. Pärast seda ei loobunud Anne oma tegevusest, vaid hoopis laiendas oma abordi- ja rasestumisvastast tööd, avades kontorid Philadelphias ja Bostonis. Madame Restelli ja Maria Purdy surmajuhtum pälvis 1840. aastate alguses New Yorgi ajalehtedes mõningast kurikuulsust ning see koos kasvava abordivastase liikumisega tõi kaasa seaduste karmistamise järgmistel aastatel. 1845. aastaks oli abort New Yorgi osariigis suures osas keelatud. Lisaks suurendati märkimisväärselt karistusi abordi tegemise eest. Nüüd, kui abort tehti pärast loote liikumise tundmist, loenti seda teise astme tapmiseks ja see võis kaasa tuua mitu aastat vangistust. Anne'i teenused liikusid nende muudatuste tõttu New Yorgi osariigi seadustes 1840. aastate keskel üha enam põranda alla, kuid ta jätkas siiski oma tööd nagu varemgi. Siinkohal tuleks märkida, et Madame Restellit ei ajendanud täielikult ideoloogiline soov anda naistele kontroll oma reproduktiivse võimekuse üle. Samamoodi nagu ajendab tänapäeval paljusid abordiõiguste pooldajaid Ameerika Ühendriikides ja kogu maailmas. See oli kindlasti üks tegur tema töös, kuid teda motiveeris väga ka raha. Ja on tõendeid, mis viitavad sellele, et ta oli rohkem kui ühel korral valmis abistama abordi tegemisel, millele ta oli alguses keeldunud kaasa aitamast, kui talle pakuti palju suuremat rahasummat. Just selline olukord viis tema arreteerimiseni ja esimese vangistamiseni. 1847 aastal oli New York taas lummatud Madame Restelli arreteerimise loost.
Ta oli väidetavalt aidanud Maria Baudinil aborti teha. Baudini rasedaks oma tööandja poolt, kes oli alguses keeldumise järel pakkunud Restellile ebatavaliselt suurt summat raha, et rasedus katkestada. Ilmselt tehti abort siis ära, kuid kui Baudin hiljem haigestus, esitas ta süüdistuse. Restell väitis kohtuprotsessil, et Baudini haigus oli tingitud süüfilisest, mitte millestki, mida tema oleks teinud. Kuid kohus ja avalik arvamus olid kindlalt selle naise vastu, kes oli 8 aastat varem esimesena hakanud reklaamima oma naiste igakuiseid tablette. Ta mõisteti süüdi ja talle määrati 1 aasta pikkune vanglakaristus Blackwelli saare vanglas, mis asub nüüd Roosevelti saarel East Riveris. 19. sajandi vangla ei olnud meeldiv koht ja võiks arvata, et aasta aega seal viibimine oleks heidutanud Madame Restelli jätkamast oma aborditööd pärast seda kogemust. Aga nii see ei olnud. Kuigi ta väitis, et loobub edaspidi kirurgilistest abortidest, jätkas ta oma tablettide ja pulbrite müümist ning alustas taas tööd oma pensionaadis. Ilmselgelt langesid New Yorgi ühiskond ja valitsusasutused selle triki ohvriks. 1854 aastal taotles ta kodakondsust naturalisatsiooni korras, mille ta ka sai ning umbes samal ajal osales ja juhatas New Yorgi linnapea Jacob A. Westervelt tema tütre Carolina pulma. Kuid avaliku fassaali taga jätkasid Restell ja tema abikaasa ebaseaduslike abortide pakkumist. Kuna need olid nüüd keelatud üha enamates osariikides, reisisid kliendid kaugelt ja lähedalt, et saada aborti kuulsas Madame Restelli kontoris. Nad maksid selle eest ka heldet. Tavatasu oli $50–100, kuid diskreetsemat teenust soovivatelt jõukamatelt klientidelt küsiti isegi üle $1000. Kuid 1850. aastate lõpuks oli pettus paljastunud. Ajalehed nimetasid Madame Restelli New Yorgi kõige kurjemaks naiseks ja kirjeldasid üksikasjalikult tohutut varandust, mille tema ja ta abikaasa olid oma tegevusega kogunud. Oma poolt vastas Anne nendele rünnakutele uhkelt oma jõukust näidates, ilmudes avalikkuse ette parimates karusnahkades ja kandes teemantehteid. Linnas ringi liikudes kasutas ta oma enda 4 hobusega tõlda ja libreeritud kutsarit. Kõige silmatorkavam oli see, et tema ja Charles lasid ehitada tohutu mõisa oma eravillaks Fifth Avenue ja 52. tänava nurgale. Nendel 50. ja 60. aastatel teenis ta $100,000, mis tänapäeva rahas inflatsiooni arvestades oleksid $10 miljonit. Hoolimata seaduse eiramisest suutis Madame Restell veel aastaid vältida edasisi õiguslikke ohte. Ameerika kodusõja puhkemine 1861. Aastal tõi kaasa selle, et abordi küsimus ja sellega seotud lobitöö jäeti aastateks kõrvale, mistõttu sai Anne oma tegevusega suuresti takistamatult jätkata. Kuid 18. ja 70. aastate alguses leidis Madame Restell endale väärilise vastase Anthony Comstocki näol, kes oli pahetevastane aktivist ja asutas 1873 aastal New Yorgi pahede tõkestamise seltsi. Comstock võitles kõige vastu, alates abordist ja prostitutsioonist kuni erootilise materjali ja hasartmängudeni ning oli otsustanud Madame Restelli tegevusele lõppu teha. Samal aastal, kui ta asutas pahede tõkestamise seltsi, ta esitas edukalt petitsiooni USA kongressile, et vastu võetaks seadused, mis muudaksid postiga nilbe, kõlvatuse, ebamoraalse või sündsusetu sisu saatmise kriminaalkuriteoks. See hõlmas selliseid asju nagu rasestumisvastased vahendid ja abordi esilekutsumiseks mõeldud vahendid. Seadus milbe kirjanduse ja ebamoraalseks kasutamiseks mõeldud esemete kaubanduse ja levitamise tõkestamise kohta sai kiiresti tuntuks kui Comstocki seadused ning just see seadusandlus tõi kaasa Madame Restelli languse. Comstocki seadustega kaasnesid tõsised karistused, isegi teisele inimesele teabe andmine selle kohta, kust nad võiksid leida abordi või rasestumisvastaseid teenuseid, võis kaasa tuua kuni $2000 suuruse trahvi ja 5-aastase vanglakaristuse. Seega pidi Anne alates aastast 1873 oma äritegevuses ettevaatlikum olema, kuid kahepalgeline käitumine viis tema languseni ning selle põhjustas mitte keegi muu kui uute seaduste arhitekt ise.
ühel kevadpäeval 1878 aastal ilmus Anthony Comstock Madame Restelli kontori uksele, väites, et on abielus mees, kes vajab oma naisele rasestumisvastaseid tablette. Pärast seda, kui ta oli teda aidanud, viis Comstock tabletid otse politseijaoskonda. Järgmisel päeval ilmus politsei kohale ja otsis ruumid läbi, leides vahendeid, mida oleks võinud kasutada abortide tegemiseks. Nii arreteeriti Madame Restell, esitati süüdistus ja ta vabastati kautsjoni vastu. Järgnenud päevadel hakkasid New Yorgi ajalehtedes ilmuma artiklid, mille kirjutasid Madame Restell ja teised, arutledes juhtumi erinevate külgede üle. Tundus, et sellest kujuneb plahvatuslik kohtuprotsess selle üle, kas see, mida Anne oli aastakümneid New Yorgis teinud, oli moraalne või ebamoraalne. Aga kohtuprotsessi ei tulnudki. 65-aastaselt ja silmitsi võimalusega veeta suurem osa oma ülejäänud elust vanglas. Naine, kellest oli 4 aastakümne jooksul saanud New Yorgi kuulsaim aborditegija, võttis endalt elu 1. aprillil 1878. Tema teenija leidis ta vannist, kus ta oli endal kõri läbi lõiganud. 144 aastat hiljem on abordi küsimus Ameerika Ühendriikides sama määrav kui Madame Restelli ajal. Jack Ripper oli viktoriaanliku Inglismaa kõige kurikuulsam tapja. Meie viimases loos uurime tema viimase ohvri elu, mida jutustas Briefcase. Mary Jane Kelly sündis umbes 1863 aastal Iirimaal Limericki maakonnas. Kuid kui ta oli veel noor tüdruk, kolis ta koos perega Walesi. Tema isa töötas seppana ja ema hoolitses kodu eest ning kasvatas nende 8 last. Mary Jane'i perekond oli vaene ja Mary Jane ise ei saanud eriti haridust, sest veetis oma päevad ema abistades ning 16-aastaselt ei osanud ta endiselt lugeda ega kirjutada. Nii et ilma korraliku hariduse ja oskusteta oli tema ainus lootus vaesusest pääseda abielluda mehega, kellel oli korralik töökoht ja kes suudaks talle pakkuda seda, mida tema vanemad ei suutnud. Aastal 1879 kohtus Mary Jane söekaevuri nimega Davis. Ta oli töökas mees ja varsti pärast kohtumist nad abiellusid. Nüüd sai Mary Jane elada paremat elu ja nagu paljud abiellus naised viktoriaanlikus Suurbritannias jäi ta koju, kokkas ja koristas ning lõi oma töökale abikaasale koduse õhkkonna. Tema elu muutus aga järsult, kui 3 aastat pärast abiellumist toimus söekaevanduses surmav plahvatus ja üks hukkunutest oli tema abikaasa. Mary Jane oli endiselt noor naine, kuid nüüd oli ta lesk ja üksi. Ta püüdis tööd leida ja läks Walesi pealinna Cardiffi, kuid kirjaoskamatu ja kogemusteta inimesena oli tal raske tööd saada. Nüüd oli aasta 1884 ja vaesena ning kodutuna otsustas Mary Jane lahkuda Walesist ja sõita Londonisse. Ta teadis, et Londonis on palju rohkem töövõimalusi, kuid ka seal oli tal raske tööd leida, nii et väheste valikute tõttu hakkas ta prostituudiks ja asus tööle West Endi bordellis. See oli kõrgema klassi asutus ja mehed, kes seda külastasid, olid tavaliselt väga jõukad. Üks tema püsiklientidest kiindus temasse väga ja kutsus ta endaga Prantsusmaale kaasa. See oli Mary Jane'i jaoks väga põnev, nii et ta muutis oma nime prantsusepärasemaks, Marie Jeanettiks ja koos reisisid nad nagu tavaline paar Prantsusmaale. Kuid tema idülliline reis jõuka noormehega ei läinud nii, nagu ta lootis ning seal viibides müüdi ta prostitutsiooni ja temast sai inimkaubanduse ohver. Õnneks õnnestus tal põgeneda ja naasta Londonisse. Kartes, et teda võidakse leida, kolis ta Londoni East Endi, lootes, et seal on tal turvalisem. Ta asus elama Stepney linnaossa, kus ta elas algul mehega nimega Morganstone, enne kui jättis ta teise mehe Joe Flemingi nimelise mehe pärast maha. Mary Jane oli atraktiivne naine. Tal olid tumedad juuksed ja rohelised silmad ning mehed kossasid teda sageli. Tavaliselt oli ta üsna vaikne, kuid kui ta oli paar jooki võtnud, muutus ta ja hakkas iiri laule laulma.
tema iseloom muutus nii palju, et ta muutus vaidlushimuliseks ja solvavaks. Selle tõttu hakati teda kohalikus kandis kutsuma tumedaks Maarjaks. 1887 aasta aprillis kohtus Maarja Jane õhtusel väljasõidul mehega nimega Joosep Barnett. Nad kohtusid järgmisel päeval uuesti ja otsustasid koos elama hakata. Nad näisid hästi läbisaavat ja kolisid Londoni Spittlefieldsi piirkonda. Nende uus kodu oli väike ja koosnes ühest tillukesest ruudukujulisest toast, kus oli voodi, 3 tooli ja laud. Piirkond, kus nad elasid, oli tuntud oma vaesuse, kuritegevuse ja räpasuse poolest ning kuulus mõne kurja veerand miili hulka, mis oli tänav, kus peaaegu kõik hooned olid üürimajad ja pubid. Sel ajal Mary Jane ei töötanud, nii et Joosep hoolitses nende mõlema eest. Tal oli töö kalakandjana Billingsgate'i kalaturul. Siiski oli ta tuntud kui keerulise iseloomuga mees, kes ei saanud oma tööandjaga läbi ja nad tülitsesid sageli. Lõpuks ta vallandati. Õnneks oli ta tuntud kui tubli töömees, nii et leidis peagi uue töö lihaturu kandjana. See töö aga ei maksnud nii palju kui kalaturg, mis tähendas, et ta ei suutnud hoolitseda nii enda kui ka Mary Jane'i eest. Kuna ta ise ei suutnud tööd leida ja koges nüüd rahalisi raskusi, pöördus ta vastumeelselt tagasi prostitutsiooni juurde. Tööl olles kohtas ta tüdrukut nimega Julia, kellel polnud kusagil elada ja teades, kui raske võib tänaval töötavatel noortel tüdrukutel olla, kutsus ta Julia oma väikesesse elamisse ja ütles, et too võib sinna elama jääda. Kuigi tema elamistingimused olid sünged, oli alternatiiv veelgi hullem. Paljudel inimestel oli raskusi üüri maksmisega ja lahendamata Whitechapeli mõrvade tõttu, mille pani toime tundmatu isik, keda ajakirjandus nimetas räppijaks Jackiks, oli Mary Jane mures oma sõbranna turvalisuse pärast. Tuuba oli nii väike, et Joosep otsustas, et ta ei saa seal enam elada ning pärast tüli Mary Jane'iga lahkus ta 30. oktoobril. Paar leppis siiski kokku, et nad kohtuvad edasi ja Joosep ütles, et tuleb regulaarselt külla. Veidi üle nädala hiljem, 8. novembri 1888 aasta õhtul, tuli Joosep Mary Jane'i juurde ja teda saatis sõbranna nimega Maria Harvey. 3 läksid nad välja ja veetsid koos aega, enne kui Joosep ja Maria lahkusid. Umbes kell 8 õhtul. Joosep naasis oma elukohta ja jäi hilja üleval, mängides teiste elanikega kaarte, enne kui ta umbes kell 00.30 magama jäi. Järgmisel päeval saatis Mary Jane üürileandja Jan McCarthy mehe nimega Thomas Bowyer üüri koguma, kuna ta oli 6 nädalat maksetega hiljaks jäänud. Bowyer saabus Milleri koja elukohta hommikul kell 10.45. Kuid pärast uksele koputamist ei saanud ta vastust. Talle tundus kummaline, et kedagi polnud kohal, nii et ta lükkas ajutise kardina kõrvale ja vaatas aknast sisse, et näha, kas keegi on sees. See, mida ta nägi, šokeeris teda. Voodil lebas moonutatud naise surnukeha, keda ta arvas olevat Mary Jane Kelly. Õudusest haaratud Thomas Boucher teatas kohe politseile sellest, mida ta oli leidnud. Esimesena saabus sündmuskohale inspektor Walter Beck, kellele järgnesid paljud teised ametnikud. Varsti saabusid ka superintendendid Thomas Arnold ja Edmund Reed Whitechapeli H-divisionist ning Frederick Abelin ja Robert Anderson Scotland Yardist. Superintendent Arnold murdis tuppa sisse kell 1:30 pärastlõunal. Kui nad olid sisse saanud, hakkasid nad vaatama seda õõvastavat vaatepilti ja avastasid peagi, et ohvri riided olid põletatud, ilmselt selleks, et tuba valgustada, kuna ainus valgusallikas oli nõrgalt põlev küünal. Seejärel saabusid arstid Thomas Bond ja George Baxter Phillips, kelle ülesandeks oli laipa analüüsida. Nad jõudsid järeldusele, et ulatuslike moonutuste tekitamine võis võtta umbes 2 tundi ning surmaaeg oli reedel 9. novembril 1888 kella 2 ja 8 vahel hommikul. Dr. Phillips tuvastas, et surma põhjuseks oli kõri läbilõikamine ning Dr. Bond väitis, et tapjal puudusid meditsiinilised teadmised. Ta kirjutas, et antud juhul põhjustas moonutused isik, kellel puudusid teaduslikud või anatoomilised teadmised. Ta ütles, et tema arvates ei olnud kuriteo toimepanijal isegi mitte lihuniku, hobuset tapja ega surnud loomade lõikamisega harjunud inimese tehnilisi teadmisi. Politsei otsis tunnistajaid.
üks Mary Jane'i naabritest nimega Mary Ann Cox teatas, et ta nägi Mary Jane'i koju naasmas umbes kell 23:45. Ta väitis, et Mary Jane tundus olevat purjus ja oli koos ülekaalulise punapäise mehega, kellel oli peas melonmüts. Pärast kohtumist soovisid nad teineteisele head ööd ning Mary Jane läks koos mehega oma elukohta. Mary Ann väitis, et Mary Jane hakkas iiri laule laulma. Ta ütles, et peab kell 1 öösel uuesti välja minema ja naasma oma elukohta kell 3 öösel. Tema sõnul ei tulnud Mary Jane'i toast mingeid helisid ega valgust. Teine tunnistaja nimega Elizabeth Prater, kes elas Mary Jane'i üürikorteri kohal, väitis, et kell 1:30 öösel, just siis, kui ta voodisse läks, oli laulmine lõppenud. Ta ütles, et ärkas uuesti kell 4, kuna kassipoeg kõndis üle tema kaela. Umbes sel ajal kuulis ta nõrka hüüdu mõrv. Teine kohalik elanik nimega Sarah Lewis ütles, et kuulis samuti sama asja. Kuid kumbki tunnistajatest ei uurinud seda, sest 1880-ndatel oli Londoni idaosas tavaline kuulda mõrvahüüdeid. Naaber Mary Ann Cox lisas, et ta ei saanud sel ööl magada, kuna kuulis pidevalt inimesi Milleri hoovist tulemas ja minemas. Ta kuulis isegi, et keegi lahkus umbes kell 5:40. See oli väga täpne, kuna Elizabeth Prater lahkus elukohast kell 5:30, et minna Ten Bellsi kõrtsi jooki võtma. Ta ütles politseile, et kui ta kõrtsi läks, ei näinud ta midagi kahtlast. Kuna surnukeha oli nii halvas seisukorras, oli võimudel väga raske ohvrit tuvastada. Joseph Barnett, tema endine elukaaslane, ütles, et ta tundis surnukeha Mary Jane Kelly omaks ära kõrva ja silmade järgi. Ja Jan McCarthy, tema üürileandja, tuvastas samuti surnukeha Mary Jane'ina, öeldes, et ta on kindel, et see oli tema. Noore 25-aastase naise surm registreeriti nimega Marie Jeanette Kelly. Politseil polnud ühtegi juhtlõnga selle kohutava kuriteo toimepanija leidmiseks. Seega andis valitsus 10. novembril välja avalduse, lootes, et nad suudavad leida tõendeid mõrvari kohta. Avalduses öeldi, et iga kaasosaline, kes ise kuritegu toime ei pannud, vabastatakse süüst, kui ta annab mõrvari või mõrvarite kohta teavet ja tõendeid. Keegi ei andnud endast märku. Järgmistel päevadel viis politsei läbi ulatuslikud küsitlused ja läbiotsimised majast majja, kuid selle tulemusena ei leitud süüdlasest ühtegi jälge. Pärast surnukeha uurimist anti Mary Jane'i surnukeha väll ja ta maeti lõpuks 19. novembril 1888 Leytonstone'i roomakatoliku kalmistule. Matustel ei viibinud ükski tema pereliikmetest. Politsei jätkas uurimist ja ilmus välja uus tunnistaja. Ta oli tööline nimega George Hutchinson, kes ütles, et tundis Mary Jane'i. Ta ütles politseile, et nägi teda umbes kell 2 öösel ja et naine oli temalt laenu küsinud, kuid tal polnud raha, nii et ta ei saanud aidata. Pärast seda väidab ta, et tänaval tuli tema juurde üks mees ja pärast mõningast vestlust suundusid nad koos tema elukohta. Kuigi oli hilja öösel ja väljas oli väga pime, andis ta politseile mehe kohta üksikasjaliku kirjelduse. George Hutchinson väitis, et mees tundus kahtlane oma kummalise välimuse tõttu, just kui ta ei oleks kohalik. Politsei arvas siiski, et on võimalik, et selle uue tunnistaja antud teave võis pärineda mõnest teisest päevast, kuna ta tuli tõenditega välja alles mõnda aega pärast mõrva. Hoolimata valitsuse pakkumisest, juhtumi olulisusest ja ulatuslikust politsei uurimisest ei esitatud kellelegi kunagi süüdistust ega viidud läbi kohtuprotsessi Mary Jane Kelly mõrva eest. Aastate jooksul on tekkinud erinevaid teooriaid selle isiku identiteedi kohta, kes tema elu võttis. 2 autorit, Paul Harrison ja Bruce Paley, pakkusid välja, et tema endine elukaaslane Joseph Barnett tappis ta armukadedusest tingitud raevuhoos. Need väitsid ka, et ta pani toime teised kuulsad Whitechapeli mõrvad eesmärgiga hirmutada Maria Jane'i, et ta loobuks prostitutsioonist. Teised arvavad, et Joseph Barnett tappis ainult Maria Jane'i ning moonutamise põhjuseks oli politsei eksiteele viimine, et nad arvaksid, et mõrvar oli Jack the Ripper. Siiski on ebatõenäoline, et tema oli vastutav, sest pärast mõrva uuriti tema riideid vereplekkide suhtes ja teda küsitleti kokku 4 tundi. Sellest hoolimata ei olnud ühtegi tõendit, mis oleks teda kuriteoga seostanud, seega vabastati ta süüdistust esitamata.
mõned autorid väidavad, et tunnistaja George Hutchinson oli mõrva eest vastutav ja oli tegelikult Jack the Ripper ise. Ta üritas politseid segadusse ajada. Teised aga arvavad, et ta oli tõenäoliselt tähelepanu otsija, kes soovis ajalehtedele lugu müüa. Teised teooria spekuleerivad, et Mary Jane polnud tegelikult ükski Rappi ja Jacki ohvritest. Selle teooria aluseks on see, et teised ohvrid olid 40-ndates, samas kui Mary Jane oli 25-ne, seega märksa noorem. Täiendav tõend, mis võib seda tõestada, on see, et tema laibal leitud moonutused olid ulatuslikumad kui teistel ohvritel, kuid mõned ajaloolased ütlevad, et selle teooria võib ümber lükata asjaolu, et ta oli ainus ohver, kes tapeti privaatselt. Pärast Mary Jane'i surma ei toimunud järgmise 6 kuu jooksul ühtegi Jack the Ripperi sarnast mõrva. Enamik inimesi peab Mary Jane Kellyt Jack the Ripperi viimaseks ohvriks ning arvatakse, et Ripperi tegevus lõppes kas surma, vangistuse või väljarändamise tõttu. Siiski arvavad paljud, et Mary Jane Kelly polnud üldse Ripperi ohver. Siiani on Mary Jane Kelly tapja tõeline isik jäänud saladuseks, täpselt nagu Jack the Ripperi puhul. Aitäh kõigile, et vaatasite seda kokkuvõtte videot. Loodan, et leidsite selle huvitava olevat. Kui soovite veel selliseid kokkuvõtte videoid, andke sellest teada kommentaarides. Või kui soovite veel selliseid lugusid nagu selles videos käsitletud, tumedad viktoriaanlikud lood, andke sellest samuti teada allpool kommentaarides. Loodan, et olete minu kanalile juba tellinud ja teavitused sisse lülitanud, et saaksite kõik minu videod kohe, kui need üles laed. Ja see ongi kõik minu poolt, seega kohtume teiega järgmises unustatud elude osas. Aitäh!